Kui te ei soovi istuda samal prilllaual, kuhu on surnud õnnetu inimene uimasti üledoosi tõttu, siis toetage üledoosi ennetuse kabinettide asutamist. Kõige põletavam probleem Eesti uimastipoliitikas, kõige valusam koht on tõsiasi, et Eestis on uimasti suremus viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Viimase 3 aasta jooksul katastroofiliseks. Ametliku statistika kohaselt kaotasime me mullu üledoosidega seotud surmadele üle 2 korra rohkem inimesi, kui hukkus autoõnnetustes. Noorte osakaal on kasvamas. Me teame uimastite muude ainete keelustamise ajaloost, et keelustamine põhimõtteliselt ei tööta. Nii-öelda reegel selle juures on ka õhupalli efekt. Kui sa ühes kohas pitsitad selle turu kokku ja hävitad ära, siis puhkeb see kusagil mujal, kus seda varem ei olnud. Uimasteid hakatakse tootma teistes piirkondades ja need jõuavad varem või hiljem ikkagi tarvitajateni ja nii läks ka meil. Paar aastat tagasi jõudsid Eesti turule nitaseenid, mida ainerühmana ei olnud ära keelatud ja mille mitmed vormid olid reguleerimata täielikult Eesti turul. Eesti narkoturul on levimas fentanüüliga sarnane sünteetiline opioid metonitaseen. Politsei hinnangul aga ka aine levitaja tabamisel teda peatada ei saaks, sest metonitaseen ei ole Eestis keelatud. Metonitaseen on kuni 200 korda tugeva toimelisem kui morfiin, ehk et inimesel on väga raske tegelikult annustada seda selliselt, et see oleks vähegi turvaline. Meie kogukonnal on 3 ettepanekut, kuidas drastilisi uimastikahjusid täiendavalt vähendada. Esimene kõige olulisem neist on üledoosi ennetuse ehk siis ohutuma tarvitamise kabinetid. Klient tuleb enda hangitud uimastiga kohta, kus on järelevalve ja võimalus, kui ta peaks sellest kaasa toodud ainest üledoosi saama, teda kohe elustada. Praegu need inimesed, kes ilma järelevalveta tarvitavad, surevad tanklate ja ostukeskuste tualettides. Selliseid üledoosi ennetuskabinette on paljudes riikides, Austraalias, USAs, 11 Euroopa Liidu riigis ja üheski neist sellistest kabinettidest ei ole kunagi keegi üledoosi surnud. Veel üks viis on uimastite tarvitamise eelne testimine. Analüütilise keemia meetodite abil on võimalik määrata ainete koostist, hoiatada tarvitajaid selle eest, kui nende ainetes on midagi, mida nad ei soovi, et seal oleks ja kiiremini reageerida nendega seonduvatele ohtudele. Kuna Eestis puudub tavainimese jaoks ainete testimise teenus, ei ole tarvitajal tihti võimalik selgeks teha, millest tema doos koosneb. Testimine aitaks ka uute ainete turule tulekut kiiremini avastada. Kuna aga jätkuvalt võib narkootikume tarvitanud inimest teatud tingimustel oodata vanglakaristus, ei juleta abi otsida. See teenus on saadaval mitmel pool maailmas. Üldiselt on tulemused igal pool valdavalt positiivsed. Need näitavad, et inimesed, kellele öeldakse, et nende hangitud aine sees on midagi, mida seal ei peaks olema, kas loobuvad selle tarvitamisest või tarvitavad väga ettevaatlikult. Kolmas viis uimastikahjude vähendamiseks on niinimetatud safe supply ehk uimastite väljastamine mittemeditsiinilisel otstarbel. Ehk siis näiteks arsti retsepti alusel on sellisel inimesel võimalik hankida ainet, mida ta soovib, näiteks heroiini, kokaiini, metamfetamiini, sellisest allikast, kus selle puhtus ja täpne toimeaine sisaldus on garanteeritud. Kindlasti see aitab vähendada uimasti suremust, seda kinnitavad pilootprojektide põhjal tehtud uuringud. Kahjude vähendamine on poliitiliselt alati selline habras valdkond on olnud, et poliitikud, kes seda toetavad, parema meelega sellest palju ei räägi. Need, kes ei toeta, kipuvad pigem sellega kaasnevaid alusetuid hirme esile tooma. Ehk et see on narkomaanide poputamine, et sellised inimesed tuleks selle asemel pigem neid tuleks karistada vabaduse kaotusega kui võimalik. Praktika on näidanud, et sellest ei ole kasu. Mida jõulisemalt keeluseaduseid jõustatakse, seda hullemad on tagajärjed nende ainete tarvitajatele. Tänu sellistele teenustele väheneb HIV-viiruse ja teiste vere kaudu levivate nakkuste
levimus, väheneb nakatumine muudesse haigustesse nagu C-hepatiit, rohkem ellu jäänud inimesi, rohkem inimesi, kes võivad olla valmis elustiili muutuseks ja taasühiskonnastumiseks ja uimastite tarvitamisest loobumiseks. Väheneb pisikuritegevus, poodidest varastamine, elanike jalgrataste varastamine, keldritesse, autodesse sisse murdmine. Tänavatel on vähem süste, prügi, avalikes käimlates vähem tarvitamist. Kui me pakume testimisteenust, kui me pakume ohutama tarvitamise ruumiteenust, siis me praegu rikuksime tõenäoliselt seadust. Meist saaksid kriminaalid. Võib-olla alustaks uimastisurmade vähendamist, et meie kogukonnal võimaldataks pakkuda neid teenuseid, mis aitaksid uimastisuremust vähendada. Meil ei ole midagi kaotada.